Vaja leida tuletis. Algfunktsioon on ekraani vasakul üleval nurgas. 5x on korrutatud 5 juurega x kuubist. Kõigepealt vaatlen, kuidas õpilane on püüdnud seda ülesannet lahendada. Ta on kasutanud korrutamise valemit, mida peakski siin tegema. Kas ta on esimese teguri korrutanud teise teguri tuletisega ja liitnud otsa korrutise, kus on esimese teguri tuletis korrutatud teise teguriga. Ma kirjutan selle valemi siia eraldi välja ka, et oleks aru saada, millega me tegeleme. Kui meil on korrutis, näiteks u korda v ja meil on vaja selle tuletist, siis me võtame esimese ja korrutame teise teguri tuletisega, millele liidame otsa esimese teguri tuletise ja teise teguri korrutise. Raam ümber ka, sest see on valem. Seda ta on siis teinud, aga peale seda, kui ta on selle ära teinud, on juhtunud midagi väga kummalist. Ta on tõmmanud maha 3 ja 5 ja 5 asemele on ta kirjutanud 2. Umbes nagu oleks siin tegemist astmete lahutamisega, et 5 miinus 3 võrdub 2. Aga niimoodi teha ei tohi. Miks ei tohi? Lihtne näide, ma kirjutan siia kõrvale. Kui näiteks x oleks 4, oletan, et x võrdub 4, siis see avaldis 5 juur x kuubist omandab sellise kuju nagu 5 juur 4 kuubist, mis on 5 juur, kui palju on 4 kuubist, 4 korda 4 on 16 ja 16 korda 4 on 64. Kui me teeksime selle 2 astmeteks, siis me saaksime midagi siit juure alt välja tuua, see tähendab ju 2 korda 2 korda 2 korda 2 korda 2 korda 2. Ja kuna meil on 5 juur, siis me saaksime siit 5 kahte alt välja tuua, 9 2 ja korrutaksime 5. juurega alles jäänud 2. Ja paneme siia kõrvale nüüd õpilase poolt arvatud taandatud kuju, ehk siis lihtsalt ruutjuure 4. Tegelikult parem oleks see kirjutada siis siia. Ruutjuur 4. Ma kirjutan siia ette ka selle ruutjuur x-ist siis, mis võrdub 2. Ja siit me näeme, et 2 korda 5 juur 2 ei ole ju sama, mis 2. Seega niimoodi me teha ei tohi. Muidu võiks ju arvata ka seda, et x astmes 1 kahendik oleks justkui sama, mis x astmes 2 kolmandikku. Aga niimoodi see ei ole mitte. Võid ise järele kontrollida ja aru saada, et see niimoodi kohe mitte ei ole. Kas siis on mõtet üldse seda edasist lahenduskäiku vaadelda, mis siin toimunud on? See esimene korrutis on tehtud küll õigesti, 5x tuletis on 5. Ja teine liidetav, ta ongi siin, mida ta siin nüüd siis teinud on, ma ei saa aru. Ta on võtnud
ruutjuur X-ist tuletisse ja saanud ruutjuur X ja korrutanud selle 5X-iga. Ja mis siin edasi toimunud on, ta on jälle taandanud asju, mida taandada ei saa. Või koondanud või kuidas me seda iganes nimetaksime siin praegu. Ja saanud siis 10 ruutjuur X. Nii. Võib-olla see on isegi õige lahend, kogemata. Kontrollin. Ma hakkan seda sama asja siia alla nüüd lahendama sinise värviga. Niisiis kõigepealt 5X-i tuletis. 5X-i tuletis on kui palju? No teame, et see on 5. Miks? No me võime selle pikalt ka läbi teha. 5 tuletis on 0. Seda valemit läheb tõenäoliselt siin ka vaja. Ma panengi siia, et konstandi tuletis on 0. See on siis teine valem, mida siin vaja läheb. Ja niimoodi me saamegi, et 5X-i tuletis on 5. Ja see on korrutatud 5. juurega X-i kuubist. Millele on otsa liidetud nüüd mis asi? Neid ei tohi taandada siin. No tegelikult ma kirjutaksin siis juba siia ülespoole selle asjaga vähe puhtamalt ringi. Nii. Esimene tegur 5X-i, selle tuletis. No ma teen teistmoodi. Ma teeks kogu selle asja tegelikult vastavalt valemile, et siis on ehk arusaadavam, et ma kõigepealt siiski ei võta tuletist. Niisiis, 5 korda X. No see on siis esimene tegur. Ehk antud juhul U. Ja V on siis 5 juur X-i kuubist. No see on tõesti hea ümber kirjutada sellisele kujule. Ja sellest tuleb nüüd võtta tuletis. Ja nüüd valemi teine osa, esimese teguri ehk antud juhul U, 5X-i tuletis. On korrutatud teise teguriga ehk X-iga astmes 3/5. Ja mida sellega siis nüüd edasi saab teha? 5 korda X, selle ma jätan samaks. Ja nüüd X astmes 3/5 tuletis. Milline see valem oli? X astmes N-i tuletise valem. N võetakse ette ja korrutatakse X-iga astmes N-1. Vaat nii. Tegelikult selle osa, mis ma siia alla kirjutasin, tahaks nüüd teha kenasti siniseks. Ma vaatan, kas siin rakenduses oli üks selline tore asi, millega sai seda teha. Võib-olla ma seda siit isegi ei leia, aga võib-olla leian. Paistab, et ma siiski leian selle. Värvid.
kus oli color replacer? Select replace color. Selected color võiks siis olla, kas ma saan seda kuidagi otse ka siit kätte, big screen color. No, ei, mööda läks. Mis nüüd juhtus? Nüüd see kadus üldse ära. Siin on. Väga hea. Uuesti siis. Big screen color. Okei. Ja replacement color võiks siis olla midagi ilusat sinist. Ja mis ma siin tahan teha? Output as replaced color. Okay. Ja nüüd on kenasti sinine. Pidanudki midagi muud siin tegema. Niisiis 5x jääb samaks. Ja nüüd ma kasutan seda viimast valemit. Toon 3/5 sulgude või mis sulgude päris ette. Niisiis 3/5 korda x astmes 3/5 miinus 1 ehk 5/5. Sellega on võetud tuletis avaldisest x astmes 3/5. Ja nüüd mida siin teha? Selle parema poolega 5x tuletis on 5 ja see on korrutatud x astmes 3/5. Edasi. No nüüd varsti saab siin midagi taandada küll. Ma kirjutan selle vasakpoolse avaldise kõik nüüd ühele murrujoonele. 5x jääb ülesse, 3 jääb ka ülesse ja ülesse jääb ka x astmes, nii 3/5 miinus 5/5 on miinus 2/5 ja alla jääb ainult 5. Nüüd saab siia ilusa sirge murrujoone tõmmata. Ja teine liidetav 5 korda x astmes 3/5. Ja seda saab nüüd lihtsamaks teha. 5 taanduvad ja meil on siin x astmes 1 ja meil on ka x astmes miinus 2/5. Need saab omavahel korrutada, seega me saame need x-id lihtsustada. Astmete korrutamisel astendajad liidetakse. Seega 1 miinus 2/5 ehk 5/5 miinus 2/5 saame 3/5. Ma jätan 3 siia ette alles. Ja nüüd jääb siia x astmes 3/5. Pluss teisest liidetavast 5 korda x astmes 3/5. Ja nüüd me saame lõplikuks vastuseks hoopiski 8 korda, aga ma ei kirjutaks nüüd enam x astmes 3/5, vaid pigem siis ikka 5 juur x-i kuubist. See siis on nüüd lõplik vastus, millele teen ka sinise kasti ümber. Ja nüüd võrdlen õpilase saadud tulemusega, näeme, et need on drastiliselt erinevad.